Tere tulemast kuulama Emad räägivad podcasti 34. episoodi. Mul tuli vahepeal sisse üks väga suur auk nende podcastide osas, sellepärast et elu jooksis vahele. Kui mina räägin emadusest, siis ma räägin alati emadusest nii-öelda tagantjärgi. Ehk ma pean olema need asjad läbi analüüsinud, läbi uurinud, teadlase pilguga asjad läbi vaadanud. Ja alles siis, kui mul on ka väga-väga head tulemused, siis ma tegelikult räägin alles emadusest. Tere, mina olen Gertriin Petrov, mina olen teadlikum ema brändi looja. Ma olen olnud ema juba 20 aastat ning kuna ma olen teadlane, mul on teadlase taust, mul on teadlase mindset, siis ma võtsin enda hinge asjaks, kui ma loobusin aktiivse teaduse tegemisest, siis ma võtsin enda hinge asjaks uurida emadust. Ja tänase episoodi teemaks on meil siis enne emaks saamist ehk mida võiksid teada tüdrukud ja naised, kellel veel ei ole lapsi. Sest teate, miks on emadus väga raske? Emadus on väga raske just selle tõttu, et inimesed astuvad heas usus, lootuses, et minuga nii ei lähe. Mina oskan teha paremini, mina oskan teha targemini ja nad astuvad sellesse pimesi. Ja on väga palju asju, millest inimesed ei räägi. On väga palju asju, millest peaks rääkima, sest teate, teadlikkus on nagu taskulamp. Sa lähed pimedasse pööningusse. Issand, kuidas see nüüd eesti keeles korrektselt on? Sa lähed pööningule, sa lähed pööningule ja seal on hästi pime, sa ei tea, mis seal on. Sa lähed sinna pööningule, sest kõik teised on ka läinud ja kõik ütlevad sulle, et see pime pööning on maailma kõige normaalsem nähtus. Aga teadlikkus on taskulamp. Sa paned teadlikkuse ehk taskulambi põlema ja sa avastad, mis seal on. Seal on magav nahkkeer. Okei, seal on saepuru. Okei, siin on vanad mänguasjad. Ja tegelikult see emadus on hetkel nagu pime pööning. Kõik räägivad mingi loo, keegi on taskulambiga sealt midagi märganud. Aga mina võtsin siis enda ülesandeks kogu see pööning lahti valgustada. Lahti valgustada sinu enda psüühika selles teekonnas, lahti valgustada suhted laste vahel, lahti valgustada suhted ema-isa vahel, lahti valgustada kõik see teema. Ja ma ütlen niimoodi, et see koht, kus ma ise täna olen, on väga hea koht, kus olla. Meil mehega on kõik elevandid ruumist välja torgitud ära, näputatud nii-öelda. Meil mehega on kõik mäda välja lastud, meil mehega on absoluutselt, me oleme selle ema-isa vahelise suhte, mehe-naise vahelise suhte, sõprussuhte, me oleme igapidi õhku lasknud ja läbi vaadanud. Ja lastevahelised suhted, need on pidevas arengus, siin ma pidevalt avastan midagi uut, sest et mul ei ole mitte kunagi olnud selles vanuses lapsi varem, nii et ma olen endiselt oma teadustööd tegemas, aga täna ma räägin siis teile asjadest, mida oleks võinud enne emadust teada, iseendalt küsida ja isegi kui sa oled praegu ema ja sa kuulad seda podcasti, siis saab väga palju vigade parandusi teha, et selles mõttes on kõik väga okei. Kunagi ma läksin juuksuri juurde ja seal oli üks noor tüdruk, kes ütles, et oi, et minu ema ütleb küll, et tee lapsi, aga mina ei tea, kas mina lapsi tahan. Ja siis ma ütlesin, tahad, ma esitan sulle ühe küsimuse, mis paneb tegelikult kogu su maailma vaate paika selles osas. Ja ta ütles, okei, esita. Ma ütlesin, aga teeme nii, et sa ei solvu. Ta ütles, okei, aga pärast oli näha, et ikka natukene, ta ütles, et ta ei olnud kunagi varem mõelnud emaks saamisele niimoodi. Ja ta ütles, et see tõesti raputas ta maailma. Ja nüüd tohib, mina küsin sinu käest selle sama küsimuse. Kas sa oled kopeerimist väärt? Ennem emaks saamist tegelikult me peaksime iseendalt küsima, kas ma olen kopeerimist väärt? Kas see mees on kopeerimist väärt? Kas need peremudelid on kopeerimist väärt? Kas ma olen valmis muutma endas? Kas mu mees on valmis muutma endas neid asju, mis ei ole kopeerimist väärt? Kas need peremudelid, mis ei ole kopeerimist väärt, kas me oleme valmis neid muutma? Väga olulised küsimused, kas pole? Mina üldse ei teadnud, et emaks saades tähendab, et ma kopeerin iseennast. Ma ei teadnud, et see on kopeerimise protsess. Oleks ma seda varem teadnud, siis ma oleksin väga tõsiselt vaadanud otsa enda hirmudele, enda foobiatele, enda ärevusele, enda muretsemisele. Sest sa ju kopeerid kõike seda ka. Ja sa kopeerid ka kõike head, aga sa kopeerid ka kõike seda. Inimesed elavad kahes etapis, nad elavad nii-öelda poolteadlikkuses ehk meeleheitlikult üritatakse olla teistsugune kui see, mis sees tegelikult on. Aga see, mis sees tegelikult on, see ongi tegelikult sees. Ehk kui sa avastad ühel päeval, et sa hästi palju muretsed ja siis sa teed nägu, et sa ei muretse, sa proovid olla eriti julge, siis see on harmoonia puudus ja see on konflikt iseenda sees. Ja see on päris asi.
Ja kuna me kõik elame sellises poolteadlikkuses, siis me mõtleme, et meiega küll nii ei lähe ja muidugi ma olen kopeerimist väärt aga teate, mis juhtub, kui üks väikene laps tuleb teie ellu? See väikene laps viib sind kontakti sellega, mis tegelikult on. See väikene laps viib sind kontakti sellega, mis tegelikult on. Ja ta maksab selle eest väga kõrget hinda. Mulle ei meeldi see, et öeldakse, et lapsed on meie õpetajad. Laps näitab sulle, mille ees sa oled kogu aeg põgenenud. Laps näitab sulle, mis on sinu sees tegelikult, aga väga tihti on see hind tema jaoks väga kõrge. Ja ma alati küsin, aga miks see laps peab maksma sellist hinda? Ja just selle tõttu, et ennem lapse saamist keegi ei mõtle selliste asjade peale. Tegelikult ennem lapse saamist me peaksime olema juba hästi ausad, istuma maha ja ütlema, teate, mul ongi need probleemid, mul on see sõltuvus, mul on see haigus, mul on see. Ma teen selle korda enne, kui ma lapse oma ellu kutsun. Üks asi veel, mille pärast lapsed jäävad alati süüdi ja pahaks, on see, et laps ei saa, kui saadakse lapsi ennem, kui sa oled elus midagi saavutanud, siis hakkab lapse vanem elama kaksikelu. Ehk ta hakkab põhimõtteliselt, ta ei keskendu lapse vanemaks olemisele, vaid ta tahab saada kõike ja korraga. Sellised lapse vanemad on tegelikult just need lapse vanemad, kes ei ole ennem lapse saamist mitte midagi saavutanud ja nad üritavad saavutada lapse kõrvalt. Lapsi tuleks saada siis, kui me oleme juba midagi saavutanud, sest siis sa saad olla väga südamerahuga lapse vanem ja sa ei pea lapse vanemaks olemise kõrvalt ennast rebima puruks. See on minuga soovitus teile. Saavutage palju, saavutage kõrgelt ja siis kutsuge laps enda ellu. Laps ei saa olla elutäide. Ma mäletan seda, et ma kogesin hästi suurt survet, et kuna te lapsi saate, me olime juba 5 aastat koos olnud, kuna te lapsi saate, meeletu surve. Lapse saamine ei saa olla elutäide. See ei saa olla see, et meil hakkas nüüd natuke igav ja mis me nüüd edasi teeme ja täidame siis elu kuidagi. Laps ei saa olla ka enda loodusliku tungi rahuldamine. Ma mäletan emakavalu ja selline väljend on täitsa olemas nagu emakavalu. Ma mäletan, kui väga ma tahtsin lapsi. Ma mäletan, et kui ma olin mingi 20, siis nii kui ma kuskil väikeseid lapsi nägin, mul lausa emakas tõmbas valust kokku. Täna ma tean, et see on looduse tung. Ja kui me anname looduse tungile järgi, aga me ei ole vaadanud üle, kas me oleme kopeerimist väärt, me ei ole vaadanud üle, kas me oleme elus midagi saavutanud, siis tegelikult me keerame ennast kahvlisse. Me keerame ennast selles mõttes kahvlisse, et me anname looduse tungile järgi ja siis sa ei suuda sa ei võta seda looduse tungi enam vastu, kui sa oled lapse vanem, vaid siis hakkad midagi tahtma saavutada selle lapse kõrvalt. Peale selle, kõik, mis sa siis edasi kopeerid kõigega, sa pead ju tegelema nii enda sees kui ka lapses hiljem, on ju. Nii et looduse tungi ära märkamine on hästi oluline. Ja nüüd ongi see koht, loodus on alati alateadvus, aga teadlik naine, teadlik tüdruk, teadlik vanem, ta saab aru, et looduse tung on okei. Looduse tung on okei, aga me ei pea igale tungile ju järgi andma, on ju. Laps vajab kohta. Nüüd, kui sinul on oma elu nii-öelda paigas ja laps tuleb, siis lapsele tuleb koht teha. Last ei tohi mitte kunagi sobitada sinu ellu, vaid lapsele tuleb koht teha sinu ellu. Ja see ongi just täpselt seesama koht, et sa ei saa enam siis kõike saada. Niipea, kui sa otsustad saada lapse, ma ei tea, kas te teate matemaatikas, mis asi on sektor. Sektor on väike lõiguke ringist. Niipea see kogu ring ei ole sinu jaoks enam võimalik ja sinu jaoks on võimalik ainult sektor. Ja mis ma emade puhul kõige suurema probleemina näen, ongi see, et emad üritavad kõike saavutada ja nad tahavad endiselt saada kogu seda ringi ja samal ajal nad ei taha aktsepteerida, et nad valisid selle sektori. Ehk sisemine heitlus teeb emaduse väga-väga raskeks. Ja seda saaks ennetada, kui te ennem laste saamist korraks istuksite maha ja asjad üle mõtleksite. Mina tahtsin ka kõike saavutada. Pidage meeles, ma räägin alati ainult sellest, mida ma olen ise reaalselt kogenud ja läbi elanud. Mina tahtsin ka kõike saavutada. Ja niipea, kui ma leppisin oma sektoriga, saabus mu see tohutu südamerahu. Aga kui ma otsustasin siis, et okei, et ma jään koduseks emaks ja ma valin emaduse, ma olengi nüüd ema, siis ma mäletan, mul läks 2 aastat sisemist võitlust, sest ma tundsin reaalselt, et ma kukun maailma otsast maha.
Ma tundsin reaalselt, et ma jään maailmast maha, nüüd ma olen igav, nüüd ma ei ole nii põnev, nüüd ma ei saa seda osta, nüüd ma ei saa toda osta, sest et jäädes lastega koju, sa loobud ka teatud sissetulekust, on ju. Ja sest et ma ei olnud selleks hetkeks sellises kohas, et ma oleksin midagi nii kõvasti saavutanud, et sissetulek jääks jooksma. Saate nüüd aru, ma räägin oma isiklikust tarkusest ja tark on see, kes õpib teiste vigadest, loll on see, kes teeb omaenda vead ja samal ajal kopeerib kogu aeg samu vigu, mida on läbi sajandite tehtud. See on minu jaoks niisugune lolluse tunnus. Tark inimene on see, kes vaatab, arutleb ja ta õpib läbi teiste vigade ja ma väga-väga loodan, et need vead, mida siis emad ennem teid on teinud, et need vead on õppimist väärt, on ju. Laps vajab kohta, sa pead lapsele koha looma. Laps vajab ka aega. Alati, kui ma teen koolitusi, ma käin aeg-ajalt erinevates asutustes koolitamas, siis kuidas aidata lapse kõnele areneda, siis lapsevanemad istuvad saalis ja nad on natukene mossis näoga, et nad peavad seal täna olema. Ja siis ma ütlen alati niisuguse nagu õhku puhastava lause, et tead, sakit. Sa said selle lapse, tal on kõneprobleemid ja nüüd sa oled siin. Ja see oli sinu valik. Nii et ära hala, lihtsalt ära hala, see oli sinu valik saada see laps. Ja lapsega võib kaasneda mida iganes. Laps vajab aega. Aga selleks sa peadki olema ju midagi saavutanud. Kas või seesama südamerahu, et nüüd ma valisin selle sektori, nüüd ma võtan kogu maailma aja ja ma olen selle lapse jaoks olemas. Laps reaalselt vajab sinu aega. Aga aeg on midagi, mida lapsevanemad enam lastele väga anda ei taha. Selle asemel lükatakse hopsti ekraan pihku ja ekraanid tulevad laste ellu just selle tõttu, et lapsevanemad ei taha anda lastele aega. Lapsevanemad väga tihti tegelevad oma pea sees meenutamisega, ettekujutamisega, teiste kirumisega, probleemide väljamõtlemisega, probleemi kinni jäämisega. Ehk enamus aega lapsevanem tegelikult kulutab oma pea sees toimuvale. Aga laps elab siin ja praegu. Laps ei ela seal sinu minevikus ega tulevikus. Enda koolitustel ma teen väga ägeda tehnika, mis on hetketehnika. See on ka teadlikuma emma klubis ilusti olemas. Ja kui lapsevanemad selle läbi teevad, siis pooled mured nende elust on kadunud. Nad korraga saavad aru, millises seisundis elab nende laps ja millises seisundis elavad nemad. Ja aeg on määrava faktoriga. Laps ei vaja ka sinu reaktsioone. Nii et kui sa nüüd vaatad praegu, et millise iseloomuga sa oled ja mõned inimesed on isegi hästi uhked enda kehva iseloomu üle. Ma olengi kogu aeg selline ja ma reageeringi kogu aeg niimoodi ja. Aga teate, laps vajab turvatunnet. Reaktsioonid on midagi, mis röövivad lapselt turvatunde. Reaktsioon reaalselt röövib lapselt turvatunde ja sellest tuleb üksüheselt aru saada. Ja nüüd, kui lapsevanemad on hästi reaktiivsed, siis seda kinnisem on laps. Ja ennem lapse saamist tegelikult tulekski üle vaadata enda reaktsioonid ja kallikesed, nüüd ma tahan väga tõsiselt öelda. Ma ei uskunud seda, et kui laps tuleb minu ellu, et mul on sellised reaktsioonid. Kujuta nüüd ette, et sinu sisemaailm on nagu niisugune merepõhi, kus on laevahukk toimunud, see on su lapsepõlv, on ju. Ja seal on peidetud kirstud. Need ei ole aardekirstud. Seal on ka aardekirste, aga need ei ole tihti ainult kõik aardekirstud. Ja nüüd sinu laps tegelikult hakkab neid kirste avama ja sa hakkad avastama aina rohkem ja rohkem reaktsioone, mida sa ei teadnud, et sul on olemas. Saate aru, jah? Mis omakorda ka tegelikult ju tähendab seda, et sa pead olema lapse saamise ajaks silmitsi ka teadmisega, et kuule, mul on mingid reaktsioonid tulemas, ma tõenäoliselt avastan endas oma ema, ma tõenäoliselt avastan endas oma isa, ma väga suure tõenäosusega avastan endas oma lapsepõlve valud ja traumad, väga tore, mis on mul plaan selleks. Ja vaadake, siin nüüd tekib lapsevanemluse teine raskus, inimestel ei ole selleks plaani. Kõik inimesed jäävad, kõik emad jäävad oma reaktsioonide ohvriteks. Issand, ma räägin nagu oma ema, ma ei tahtnud, et see juhtuks, ma räägin nagu oma isa, ma ei tahtnud, et see juhtuks, aga mis on sul plaan? Ja ma ütlen ausalt, ma avastasin, et see on kõige suurem nõrkus emaduses üldse, see teebki emaduse väga raskeks. Täna on mul olemas reaktsioonide tehnikad, millega iga vanem, kui ta selle selgeks õpib, saab elu lõpuni muuta reaktsioone, sest elu lõpuni tuleb sul selle aardekirste välja. Absoluutselt elu lõpuni. Iga sündmus, iga inimene, iga asja avab sinus midagi, millest sa varem ei olnud tegelikult teadlik. Ja kui sul on olemas need tehnikad, siis sa ei karda enam elu, sa ei karda enam seda, mis sinus võib avaneda ja see on meeletu turvatunne.
meeletu turvatunne. Ja neid tehnikaid kõiki ma õpetangi Teadlikum ema klubis 3 formaadis. Saate vaadata klubi.teadlikumema.ee. Tule õpi selgeks. Ja siis on, vaata, sul üks lisateadmine, kuna need tehnikad, mida ma õpetan, on nii lihtsad, et need sobivad ka lastele õpetamiseks, siis sinust saab oma lapse kõige parem õpetaja. Täna lapsevanemad toetavad hästi palju struktuuridele. Lasteaed, koolid, psühholoogid, terapeudid, aga lapsevanem ise on suhteliselt hambutusseisus. Ehk võib-olla ta käib ise konstellatsioonis, aga neid asju ei saa ju lapsele õpetada. Võib-olla ta kannab ise kristalle, aga see on nagu niisugune pime usk. Tegelikult see on pime usk, tegelikult sa ei tea, mis see teeb. Ma olen teadlane, saate aru, on ju. Teadlasena mul on alati vaja katse, tagajärg järeldus on ju. Ja sa võid ju lapsele kristalli külge riputada, aga lapsele ei teki sellest turvatunnet. Turvatunne tekib teadmisest. Ma tean, mida ma teen, kui mul tuleb see tunne. Ma tean, mida ma teen, kui mul tuleb see mõte. Ja seda tegelikult peaks õppima juba ennem, kui sa saad lapse. Aga lapsega koos võib ka seda õppida. Nii et laps ei vaja sinu reaktsioone, ta vajab sinu rahulikkust ja sinu teadmisi. Ja seda kõike Teadlikum ema ongi siin sulle õpetamas. Laps on uus. Sellest tuleb väga selgelt aru saada. Laps on uus, ta on täiesti värske, tal ei ole sinu uskumusi, tal ei ole sinu arvamusi ja see vaade juba tuleb endale luua ennem lapse saamist, et laps on täiesti uus, täiesti värske, laps ei ole mitte kunagi mitte milleski süüdi, laps õpib ja ta kasutab seda, mida ta õpib ja ta vajab kogu aeg enda kõrvale kedagi, kes aitaks tal näha tagajärgi tõesena, mitte valena. Ma räägin natukene, mis see tõene tagajärg siis minu jaoks tähendab. Tähendab seda, et kui laps lõhub midagi ära, siis ta lõhub midagi ära. Tõene asi on see, et ta teegi füüsilisel tasandil midagi, mis lõhkus ära ühe füüsilise asja. Aga vale tagajärg on see, et sa oled halb, jälle sa lõhkusid ära, mida sa jooksed, mida sa rabeled. See on vale tagajärg. Tõene tagajärg on see, et kuule, vaata, see asi läks katki. Kas sa tegid nüüd nii, see asi läks katki. Kas oleks võimalik, et sa teinekord enam nii ei teeks? Väga tihti see asi, mis läheb katki, on emal-isal tugeva emotsiooniga seotud, siis ema-isa kogevad valu ja seda valu nad oma laste peale välja elavadki. Aga see ei ole tõene tagajärg. Tõene tagajärg on see, et see asi läks katki. Nii et laps on värske, ta on uus, ta ei vaja sinu valu, ta ei vaja sinu piiratust, ta ei vaja sinu arvamusi, ta ei vaja sinu uskumusi. Ta on siin täiesti uus ja seda uudsust tuleks hoida ja mul on väga kahju. Mul oleks niivõrd hea meel, kui ma oleksin oma emaduse alguses tagasi ja mul oleks keegi, kes mulle oleks seda väga lihtsas formaadis ja kiirelt õpetanud. Teadlikum ema aitab täna emadel luua kiiret ja head emadust. Aga need teadmised on tulnud minu laste arvelt ja minu arvelt, sest me õppisime seda läbi kogemuse. Nii et kasutage palun neid teadmisi, sest et igat kogemust ei ole vaja omal nahal kogeda, on ju. Ja sa pead olema valmis vastutama. Isegi täna ma ütlesin oma mehele, et oleks ma vaid teadnud, et laste saamine on nii suur vastutus. See ongi päriselt vastutus. Mina loon uue elu ja see, kuidas tema siin elus hakkab hakkama saama, see on minu vastutusel. Mina pean tegema niimoodi, et kui ta lendab pesast välja, siis ta on valmis. Ta on valmis maailmale vastu vaatama. Ja tal on oskused ja tal on teadmised ja tal on hea enesehinnang. Ma ei oleks iial uskunud, et vanemaks saamine on selline vastutus. Ja sa pead olema valmis lapse jaoks olemas olema. Eile oli üks ema, kes ütles, et mu lapsel tekkis kehalise tunnis probleemid ja ma läksin töölt ära ja läksin vaatama siis, mis seal toimub. Ehk see, et ma panengi asjad enda elus kõrvale ja ma lähen olen oma lapse jaoks olemas, see ongi tegelikult see, millest ma räägin. Sa pead olema valmis lapse jaoks olemas. See on ebamugav. Väga tihti sa ei saa teha seda, mida sa tahad. Sellepärast tulebki laps saada sellel hetkel, kui sa oled ära teinud need asjad, mida sa tahad. On ju? See ongi teadlik vanemlus. Ja sa oled valmis olema lapse jaoks olemas. Päriselt olemas. Ja sa ei saa kõike. Sa ei saa olla edukas absoluutselt kõiges. Seal, kus on meie fookus, sinna läheb meie elujõud. Kui me jagame oma fookuse, me jagame oma elujõud. Mina panin oma fookuse emadusele. See oli minu valik. Selle tagajärjel tegelikult väga paljud asjad minu elus jäid soiku. Näiteks ma ei saanud käia tööl.
aga me tegime siin koos koduõpet, ma sain kogemusi ja nüüd ma formuleerin siit uue töö. Ehk ma jagan inimestega reaalselt oma teadmisi ja kogemusi, mis on väga-väga väärtuslikud, on ju. Nii et kui sa teed mingi valiku, siis selles valikus näiteks olla lapsevanem. Ma ei ütle, et ei pea tööl käima. Ei, never ever. Lihtsalt ma tahan ütelda, et sa ei saa kõike. Sa ei saa kõiges olla väga hea. Et sa võta see püüdlus lihtsalt, nagu saa sellest aru, et see püüdlus tuleb laualt maha võtta. Aga sa saad olla väga hea ema. Sa saad olla ema, kes käib tööl. Ja just emad, kes käivad tööl, vajavad tegelikult selgeid ja kiireid teadmisi, sest neil ei ole kodus aega neid teadmisi avastada. Ja mul on hästi hea meel, et minu koduse ema karjäär nii-öelda saab täna aidata emasid, kes käivad tööl. Mul on selle üle väga-väga hea meel. Sest tööl käivatel emadel, tööl käimine on paratamatus, maailm on nii kalliks läinud, et tööl käivatele emadele on just vaja neid kiireid teadmisi, kiiret abi, kiiret tuge. Ja mul on hea meel, et ma olen võtnud selle aja ja pühendunud, et ma saaksin olla see kiire tugi, kiire abi. Siis tuleks vaadata üle suhted, millesse te oma lapse toote. Tuleks vaadata üle, milline on suhe sinu iseendaga. Sellepärast, et sa annad edasi kõik ema üsas. Kui sa oled enesevihkaja, kui sa oled ülesööja, kui sa oled endast halvasti arvav inimene, siis see läheb ka sinu lapse sisse. Ehk see on esimene suhe, mis tuleb üle vaadata. Oleks ma seda vaid teadnud, ma oleks selle kohe ära teinud. Ja siin on jälle, saab hästi lihtsasti vabastada emotsiooni. See võtab muidugi aega, et see muutus täielikult ära teha, aga juba seda muutust tehes see asi ei lähe ju sellises formaadis lapse sisse, et selles mõttes on seda hea teada. Siis tuleks üle vaadata suhe oma teise poolega. See suhe, kuhu te lapse toote, on määrav. Täna, kui te vaatate lahutuste arvu, kui te vaatate, kuidas emad-isad kaklevad laste pärast, kuidas mina igatsen sinu järgi, sina pead olema minuga, kuidas emad-isad on emotsionaalselt ebaküpsed ja tahavad, et laps annaks neile heaolutunde, turvatunde. See ongi emotsionaalne ebaküpsus. Kui te vaatate, mis meie ümber toimub, siis kas lapsi on vaja tuua sellistesse suhetesse. Ja nüüd ma tean, et paljud kuulajad ütlevad, kuule Gertriin, et selliste kriteeriumite järgi jääksid lapsed sündimata. No ja siis küsin mina vastu. Miks me ei võiks olla natukene idealistid, on ju? Ja kui nüüd laps on tulnud keerulistesse suhetesse, ka minu lapsed sündisid keerulistesse suhetesse, see ei ole katastroof, kui ema ja isa otsustavad need suhted korda teha, on ju. Suhteid on meil tegelikult selle sama mehega 3 sorti. Üks on sõprussuhe, üks on armastussuhe, üks on ema-isa suhe. Kui sõprussuhe ja armastussuhe, kõik tavaliselt pannakse need kõik ühte patta nagu Gert-Pärtli särk ja see ei ole õige. Seda ei eristata üldse. Ja oma mentorlustes ma alati õpetan inimestele seda eristama. Nüüd, kui sõprussuhe veab alt, armastussuhe veab alt, siis ema-isa suhte saab alati tugevalt üles ehitada ja see on läbi visiooni. Olen nõustanud paare ja aidanud neil luua visiooni. Ehk milline on ema visioon lapsele, isa visioon lapsele ja panna see visioon kokku. Ja nüüd me käitume lähtuvalt sellest visioonist ja me lõpetame idiotismi ära. Väga kurb on aga tunnistada seda, et inimesed väga tihti on nii emotsionaalsed, nii oma arvamustes ja uskumustes kinni, et isegi see sõna visioon ei jõua nende teadvusesse ja nad isegi keelduvad visiooni loomast. See on kurb. Tegelikult see on kurb. Visiooni emandusest, mitte illusioon, vaid visioon. Mis asi on illusioon? Illusioon on selline kujutel maailmast, et teised teevad nii, nagu mina tahan. Kui mina teen nii, siis teised teevad nii. Laps on selline, mina olen selline, me teeme selliseid asju. See on kõik illusioon. Elu on aga üles ehitatud niimoodi, et sinu illusioonid saaksid puruneda. Sest illusioon ei ole elu. Visioon on midagi hoopis teistsugust. Visioon käib ainult sinu kohta. Ma tahan olla selline, nüüd ma vaatan, mida ma selleks saan teha. See, et milline mina olen, ei sõltu sellest, milline on minu laps. Ma tahaksin reageerida niimoodi. See on reaalne töö ja ma jõuan sellesse kohta. Ma tahaksin omada seda, ma tahaksin teha seda, aga visioon on alati ajas muutuv ja täienev. Visiooni loomine päästis minu elu. Täna ka suured psühholoogid ütlevad, et visioonitud inimesed on teel depressiooni suunas. Nad on nagu tühjemad seest, nad on eesmärgitumad, nad on rohkem sõltuvustel altid. Visiooni loomine päästis minu elu. Väga raskes seisus ma lõin endale visiooni ja ma hakkasin liikuma visiooni suunas.
täna mul on selline emadus, millest ma unistasin. Mul on selline kodu, millest ma unistasin. Mul on selline abikaasa, kellest ma unistasin, ehk need suhted on ju. Aga ma ei teinud seda kordagi läbi selle, et ma muutsin neid. Ma muutsin kogu aeg iseennast. Ja kõik, mis ma tegin, lähtusin läbi visiooni. Visiooni loomine on minu jaoks täpselt elu päästva maiguga. See toob depressioonist välja, see toob tühjusest välja, see lõpetab teiste ahistamise ära. Visiooni loomist ma õpetan teadlikuma ema klubis ja see on minu jaoks väga-väga oluline, et inimesed eristaksid illusiooni visioonist. Kui sa lood illusiooni, ma olen selline ema ja sa ei ole selline ema, siis sa koged valu ja see viib sind depressiooni suunas. Väga paljud emad pettuvad iseendas, väga paljud emad pettuvad oma paarilises, väga paljud emad pettuvad oma lastes ka. Nad pettuvad oma ämmas, nad pettuvad elus. Iga pettumine on nagu killukene, mis muserdab südant ja kui pettumuste arv läheb väga suureks, siis tegelikult tulebki depressioon ja sellest tuleb väga üksüheselt aru saada. Paned täna, ma olen nii kirglik, kui ma sellest räägin, sellepärast, et kurat, ma olin illusioonide looja, ma lõin illusioone puusalt. Ma ei saanud aru, et need on illusioonid ja ma üritasin teisi teha enda illusioonile nagu sobivaks ja tegelikult ma võtsin teistelt ära võimaluse elada ja hingata. Ma tean seda täna, nad on mul selle näkku öelnud välja. Ja see oli väga valus oli seda kuulda. Emana sa ei taha kuulda seda, et sa oled oma lastele haiget teinud. Ja visioon aitab seda mitte teha. Õppige palun looma visiooni. Oma rollid abikaasaga tuleb väga selgelt lahti rääkida. Me isegi ei saa aru, et meil on rollid. Abikaasa roll, ema roll, lapse roll. Sa oled endiselt oma ema-isa suhtes lapse rollis, töötaja roll. Me isegi ei saa aru, et meil on rollid. Ja nüüd tuleb aru saada, et emadus on kõigest üks roll. Ma olen täna selles rollis olnud nii pikalt nii sees, et sellest rollist välja saamiseks läks mul ausalt öeldes pikk aeg. Ma ei saa sellest rollist nagu kunagi lõpuni välja, sest et me oleme emad surmani on ju, aga ma pean oskama rolli vahetada. Ma ei saa oma abikaasaga rääkida nagu ema. Ja see on veel üks viga, mis tehakse, on see, et ennem suhtesse minekut, ennem emaks saamist inimesed ei mõtle neid rolle läbi. Nad isegi ei avasta, et neil on rollid. Nad isegi ei avasta, kuidas need rollid mõjutavad, mida see roll mõtleb, mida see roll tunneb, kuidas seda rolli vahetada. Ja kõige suurem probleem tegelikult on see, et naine võtab ema rolli, mees jääb töötaja rolli, väsinud töötaja rolli ja siis imestatakse, miks seks laua pealt ära kaob näiteks. Saate aru, jah? Rollid ei klapi oma vahel. Alati tülitsevad oma vahel rollid. Mitte klappimine toimub alati rollide vahel. Ja kui siia luua juba enne lapse saamist selgus, siis see oleks väga-väga imeline. Ja rollid tuleb ka lahti rääkida nagu selles mõttes, et mida siis keegi tegema hakkab, see peab olema ajas muutuv, aga me peaksime läbi rääkima oma ootused, oma visioonid ja siis me saame aru üldse oota. Mina tahan, et laps oleks koduõppel, tema tahab, et laps käiks koolis. Oota, midagi siin ei klapi ju, on ju. See on tülide platvorm. Miks me ei tülitse ära enne lapse saamist? Miks me ei saa aru, et selle mehega näiteks ei olegi võimalik lapsi kasvatada? Mis sa arvad sellest, kui nagu kõik platvormid tuleb lahti rääkida ja ära nagu kõik tuleks nagu läbi rääkida enne, kui see laps tuleb. Mis saab haridusest, kuidas me kohtleme terviseprobleemide korral on ju. Kus sa seisad siis, kui juhtubki midagi, me lahku lähme? Me tegelikult ei tea, kuidas inimene käitub, kui see olukord on käes, aga väga ausas vestluses me juba näeme, kus kohas ta seisab, on ju. Ja siis saab siit juba paljud konfliktid läbi selge kommunikatsiooni läbi rääkida. Nüüd, kui ema-isa hakkavad tülitsema ja need asjad ei ole läbi räägitud, lahti räägitud, siis reaalselt lapsed kogevad seda, et nad on jalus ja sa ei tahtnud neid. Ja see on üks põhjus, miks tülid tuleks ära tülitseda ennem laste saamist. Miks need asjad tuleks laua peale tuua, miks kõik tuleks selgeks rääkida ennem laste saamist. Ka ämmaga näiteks. Ennem lapse saamist tuleks ka ämmaga asjad selgeks rääkida, sest et väga tihti ma kuulen neid probleeme, et ämm teeb lapse suhtes midagi valesti. Kogu soovuse võtke kokku ja rääkige need asjad läbi ja see ei ole imelik, see on teadlik tegevus. Lapsel on väga valus, kui sa hakkad teda sobitama enda ellu. Lapsel on väga mõnus, kui ta kuulub sinu ellu. Niisugune väga oluline teadmine sulle on ju.
et kui sa oled tänaseks juba lapse sobitanud oma ellu, mitte ei ole pannud teda kuuluma, siis seda saab tegelikult muuta, nii et ära muretse, on ju. Kõigepealt tuleb tunnistada, siis tuleb saada aru seda tundest, mis sul sees on ju, siis tuleb see tunne ära vabastada, siis tuleb teha visiooni, siis tuleb teha väga-väga hea kommunikatsioon. Lapsed annavad sulle ruttu andeks. Seda on hea teada, et lapsed annavad ruttu andeks. Miks? Nemad armastavad sind päriselt ilma tingimusteta, aga vanematel on alati tingimused. Me armastame enda lapsi. Lapsed ei ole tulnud isegi, kui jah, okei, sa ei ole midagi saavutanud ja sa oled tulnud rasketesse suhetesse, aga sa armastad oma last. Ja see, et sa seda podcasti kuulad, näitab mulle, et sa armastad oma last. Ka siis, kui ta veel ei ole sündinud, sa juba armastad oma last. Ja see armastus on andnud minule jõu muuta kõike seda, mida ma olen tahtnud muuta. Iseenda nimel ma tegelikult ei oleks mitte ühtegi muutust läbi viinud. Aga laste nimel olen ma valmis liigutama mägesid. Laps on sinu õpetaja, ta tuleb, näitab sulle, mis sinu sees tegelikult on, aga laps ei tohiks maksta seda hinda. Ta näitab sulle, mis sinu sees on, siis sa elad ennast tema peale välja ja oi, see ongi hind, mida laps tegelikult maksab. Ja seda hinda ta maksta ei tohiks. Nii et mina soovitaksin kõikidele naisterahvastele õppida selgeks emotsioonide tehnikat, tule teadlikuma ema klubisse, õpi selgeks ja siis too laps enda ellu, on ju. Rasedus juba hakkab sinus tekitama väga palju emotsioone, milleks sa ei ole valmis ja kõiki neid emotsioone saab muuta. Päriselt ka, et me ei pea laperdama. Mäletan, ma nutsin raseduse ajal hästi palju. Ma olin tõeliselt emotsionaalselt ebastabiilne. Ja see, mis juhtub pärast sünnitust, jälle järjekordselt mind tabas 3 korda sünnitusjärgne depressioon, see on jälle midagi, millest inimesed ei taha rääkida ja ma reaalselt abi ei saanud. Ma käisin mööda arste, ma kurtsin, nad ütlesid, keskendu oma ilusale lapsele, ei ole sul häda midagi. Tegelikult oleks emotsioonide vabastamine mind väga palju aidanud. Ma väga-väga soovitan. Nii et rasedus ei ole selline, nagu te näete seal ajakirja kaante peal. Rasedus ei ole selline. Rasedus on ääretult emotsionaalne aeg ja siin on emotsionaalne intelligentsus totaalselt must be, ilma selleta ei saa. Ja kui sa saad emaks, siis see, et sinu identiteet täielikult vahetub, selleks ka inimesed ette ei valmistu, tegelikult vahetub just seesama roll. Et teadlikkus rollidest aitab näha seda identiteedi muutust. Lapse saamine avab ka naisele hästi palju südant ja naine muutub inimlikumaks, muutub hellemaks ja siin on jälle vaja seda teada, et kuidas siis oma hella ja inimlikku südant hoida. Sest mina olen eluaeg olnud siuke hella ja inimliku südamega inimene ja mul on hästi palju haiget tehtud. Täna ma tean seda, et see hell ja inimlik süda on väga okei, aga ma ei pea olema selline kõikide inimestega. Hell ja inimlik süda tuleb avada neile, kes on seda väärt. Siis emaks saades sa avastad endas kõik hirmud ja ärevuse, absoluutselt sellised mured. Ma juba mõtlesin, et võiks kirjutada raamatu 101 õudusunenägu, mis emadel on. Lapsed lähevad kaduma, keegi varastab su lapsed ära, su lapsed surevad ära, kõik siuksed hirmud tulevad ja ärevus ja mis nüüd saab ja vaata, mis maailmas juhtub, äkki tuleb sõda ja veel kord, sellest kõigest saab väga lihtsasti üle, kui sul on teadmine, mis on mõte, mis on emotsioon ja sa oskad kiirelt muuta. Mina olin vanasti väga suur muretseja. Kui linnugripp tuli, siis ma ütlesin oma mehele, et nüüd lähed naelutad rõdu kinni ja ükski lind meie pesu peale ei saa. Ma olin tohutult paanikas, ma olin neurootiline lausa, kui lapsed sündisid. Siis täna ma olen väga rahulik. Ja vaat see rahulikkus aitab tegutseda siin ja praegu. Muretsemine tekitab kroonilisi haigusi. Nii et vaimselt emaks saades, kuidas siis vaimselt nagu valmistuda sünnituseks ja uueks eluks, ongi just see, et mina väga soovitan avastada, et sul on 10 tunnetusvahendit, sul on 2 maailma, milles sa elad, sisemine, välimine ja sisemises maailmas toimuvad peaks oskama inimene muuta ja siis tekib harmoonia sisemise ja välise maailma vahel. Nüüd keha ja tervis enne ning pärast sünnitust. Sa pead nagu aru saama sellest, et su keha annab väga palju energiat sellele lapsele ja keha vajab pärast seda tugevat hoolt. Aga mida ei teata, on see, et sul on 3 keha. Sul on füüsiline keha, sul on vitaalne keha, sul on mentaalne keha. Ja mida ei teata, on see, et ei sünnita ainult füüsiline keha.
Sünnitab ka vitaalne keha, mentaalne keha, sellepärast, et see laps ju sünnib vitaalse, mentaalse kehaga ja see on nagu tükike sinu omast. Kujuta ette, nagu sinul on 3 keha ja need 3 keha dubleeritakse, see ongi see kopeerimise mehhanism. Ja nüüd haavandid tekivad igasse 3 kehasse. See on nüüd jälle midagi, mida ei teata, mida ei räägita. Mind väga kõnetas see, kui ma uurisin erinevaid siis nagu vanu traditsioone. Ja ma lugesin kuskilt, et indiaani naine läks üksi metsa sünnitama ja väljus lapsega alles siis, kui ta oli täielikus tasakaalus. Ehk nemad teadsid seda, et mitte ainult füüsiline keha ei armistu, ei vaja abi, vaid vajab abi ka vitaalne ja mentaalne keha. Ja selleks olen mina loonud väga spetsiaalsed füüsilised harjutused ja hingamisharjutused ja meditatsiooniharjutused, et taastada naiste 3 keha. Kui nüüd need kehad ära ei taastu, siis armid, nagu kuidas ma ütlen, see mentaalne, vitaalne keha jääb nagu veritsema ja naised on natuke, ongi sünnitusjärgne depressioon, siis on selline mentaalne ebastabiilsus, et siin on vaja väga tugevasti aru saada sellest, et seda 3 keha on vaja stabiliseerida. Ja seda ma täna aitan, sellepärast see oli ise midagi, millega ma ise pidin ka ennast aitama. Et siis te teate, et valmistuge selleks osaks ka, et sul 3 keha sünnitab, on ju. Ja kui sa oled juba ära sünnitanud, siis need kehad tuleb taastada ikkagi nii või teisiti. Üks väga hea vitaalse keha taastaja muideks on hästi lihtne asi, mida inimesed ei tea. See on see, et hingad 4 numbrit sisse, hingad 4 numbrit välja, hinge kinni ei hoia. Ja teed niiviisi iga päev. Ja see aitab seda vitaalse keha veritsemist nii-öelda ravida, seda armi sealt. Aga mentaalsuse jaoks on omad harjutused. Emaks saamine mõjutab paaris suhet ja mõjutab tugevalt. Nüüd, kui sa oled algul naine, sa oled abikaasa, siis sinu mentaalsus ja vitaalsus on seksikas. Ta mõtleb sellele mehele, ta mõtleb paaritumisele, ta mõtleb armastusele, ta mõtleb romantikale, aga loodus on ise nii teinud, et kui sa saad emaks, siis kogu sinu mentaalne, vitaalne plaat vahetub. Ja sellele mehele enam ruumi ei ole. Ja naturaalsuses naine keerab kogu oma sisemaailma lapse suunas. See on vajalik lapse ellujäämiseks. See on vajalik selleks, et laps saaks kogu armastuse, kogu tähelepanu, et temast tuleks tervikisiksus. Ja nüüd viga on nüüd selles, et kui mees hakkab nõudma naise käest, et naine oleks endiselt naine, või kui naine püüab jälle kõike saada, siis ta läheb loodusega risti. Laps tuleb tirilimps 1,5 ja naine pole ka õnnelik, sest ta rebib ennast mehaaniliselt lahti sellest emadusest, mis tal võiks olla. Nii et luba endal olla ema. 0-3 eluaastani sa oledki ema. Täielikult ema. 3. eluaastast, kuskil 2.-3. eluaastast laps hakkab sinust natuke rohkem lahti laskma, hakkab natuke rohkem maailma suunas liikuma, aga kogu sinu fookus jääb selle lapse peale. Ja sa peadki saama aru, et kuni 7 aastat oled sa ema ja sa saad oma käed, jalad, oma sisemaailma, oma plaadid naturaalselt tagasi ilma lollusteta, siis kui sa jälgid last. Laps laseb sinust lahti ja see ongi normaalne viis. Laps laseb sinust lahti, mitte no nii, raamatus oli kirjas, et nüüd ta peab magama oma voodis, marss oma voodisse. Raamatus on kirjas, et nüüd ta peab tegema seda, marss mine tee seda. Unustage raamatud ära. Jälgige oma last, on su ainus raamat. Ainus raamat. Sa pead andma lapsele turvatunde, oma kohalolu, oma aja, oma armastuse ja minu mees ütles hästi armsasti, et ühel hetkel ta sai aru, et ma olen ema ja ta andis mulle aja olla ema. Ja ma ei pidanud kartma, et ta läheb kuskile midagi muud tegema, kellegiga tegema. Ta sai aru, et ma olen parim võimalik ema, kui ma saan olla ema. Muidugi meil olid ka oma mehe naise hetked, aga need olid ainult sellel hetkel, kui ma sisemaailmas tundsin, et see plaat on paras, et see plaat on õige. See on kõige naturaalsem emadus üldse. Ja meil peakski olema selline paaris suhe, et ma saan see olla, et ma ei karda, et ta mu maha jätab, et ma ei karda, et ma ei ole piisav. Laske see endale sisse vajuda. Ja emadel on hästi palju looduse poolt antud, tekib emalõvisus, tekib kõik see, sa muutud täielikult ja see muutus tuleb nii vastu võtta, sa muutudki emaks. Aga sa ei tohi hakata emaks sellele mehele. See mees, ta hakkab jonnima, mehed võivad hakata protesteerima raseduse lapse, nad võivad täiesti hulluks minna, aga need on emotsionaalselt ebaküpsed mehed, kes ei taha kaotada sind kui ema.
kes on sinu peale langenud kui ema peale. Ja see on väga kinki suhe, see on siuke suhe, mida peaks kiiresti hakkama parandama, on ju. Aga see ilmneb tavaliselt alles siis, kui laps on sündinud, siis alles näed oma mehe vaimset küpsust. Ja need mehed, kes ei lase sul olla ema, nad on emotsionaalselt mitte küpsed mehed ja nad peaksid hakkama kiiresti abi otsima, teadlikum ema aitab neid ka, kui nad tahavad. Ja emadel on olemas ka liikumise radar, mida tavaliselt emad ei tea. See on see, et sa tunned ära mingi meetri pealt lausa, et sa ei suuda lapsest lahus olla. Ja see on okei, sa ei peagi. Me läksime jalutama, lapsed jäid mängima, nad olid juba üpris suured ja ühel hetkel ma astusin sammu kaugemale ja ma tundsin, nüüd on midagi valesti. Astusin sammu tagasi, tundsin, kõik on hästi ja nii ma selle radari avastasingi. Lapse kasvades radar kasvab. Ja see on jälle naturaalne protsess. Seda ei tohi jälle forsseerida ega sundida. Ja kui minu kõige väiksem laps sai 10, siis ma ühel hetkel tundsin, mul käis plõks ja ma ütlesin oma mehele, nüüd on mu käed vabad ja nüüd ma saan jälle olla täielikult naine. Ja teate, oodata ära need naturaalsed hetked, see on kõige ilusam emadus üldse. Ma loodan, et te võtate selleks aja, et ei sunni, ei proovi ühiskonda sobituda, ei proovi rahuldada kellegi ebaküpseid vajadusi, on ju. Ja emadus mõjutab kõiki sinu suhteid, sest niipea, kui sa võtad siis ema rolli, siis need sõprussuhted kaovad ära, mis ootasid sinult midagi muud. Ja see on okei. Ärge kunagi unustage, et elu muutub läbi suhete. Ja kui sa saad emaks, siis sa võtadki muutused vastu ja igal inimesel on 150 võimalikku suhet, see on teadlased teinud kindlaks ja siis osad suhted kukuvad ära, aga ära muretse, loodus tühja kohta ei salli, sa saad uued sõbrad, on ju. Minu meelest on seda hea teada. Nüüd töötamine. Kui te vähegi saate, olge oma lastega võimalikult kaua kodus. Ma tean, et tänases ühiskonnas on see keeruline. Ja palun ärge viige oma lapsi sellistesse kohtadesse, kus lapsed ei taha olla ja kus nad nutavad. Väga paljud asutused ütlevad, et see on normaalne, et laps kohanemise ajal nutab. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole normaalne. On olemas ka kohti, kus lapsed ei nuta. Ja ennem kui te lapsi saate, vaadake üle oma tugivõrgustik. Mul oli kunagi siuke unistus, et need naised, kes lapsi ei saa ja need, kellel ei ole lapselapsi, nad võiksid luua tugivõrgustikku ja pakkuda tuge. See oleks minu meelest väga ilus mõte, on ju. Nii et tugivõrgustik on hästi oluline, aga tugivõrgustik ei pea olema verepõhine, on ju. Nüüd kõik emad hakkavad kokku puutuma siis siukse negatiivse minapildiga ja nad hakkavad iseennast hurjutama ja proovivad sobituda jälle ja kohaneda kõigega ja lugeda raamatuid ja kõike seda, siis tegelikult sajab segadusse. Mina soovitan väga õppida vabastama neid tundeid, mis on segased. Need on kõik päritud eelnevatelt emaliini pidi tulnud naistelt. Ja soovitaksin siis õppida jälgima oma last rohkem, sest sinu laps on päris asi, ta ei ole nagu raamat, on ju. Raamatud ei saa tast kunagi lõpuni rääkida. Nüüd kõikisuguseid rasedusi ja asju võiks plaanida, ette valmistada, aga jäta alati ruumi loodusele ka, on ju. Et vahepeal asjad juhtuvad õigel ajal. Okei, sa said nüüd lapse, kuigi kõik need tingimused olid täitmata, millest me siin täna rääkisime, mina ka sain. Aga asi juhtus õigel ajal, siis nüüd, kui see asi on ära juhtunud, kunagi pole hilja kõiki neid muutusi kiirelt tegema hakata, on ju. Tänapäeval sünnituse kohta levib väga palju informatsiooni. Kindlasti soovitan uurida hästi palju selle kohta, et kuidas siis oleks võimalikult hea sünnitus just ka lapsest lähtuvalt, sest laps muudab oma keskkonda. Et hämar ruum, mitte helisid, turvaline, kus ema tunneb ennast hästi. Et selles suhtes on ühiskond teinud väga suuri samme edasi ja mul on selle üle väga hea meel. Isad on kohal, kõik on imeline. Kodusünnitused. Nüüd, kui sa ei tunne oma lapsega sidet, laps sünnib ära, siis ära oota, et sa oleksid kohe niisugune megaema, on ju. Võib juhtuda, et sa ei tunne oma lapsega sidet kohe alguses. Ja see on tegelikult just seesama 3 keha probleem, ehk siis mõni sinu kehadest on sünnituse järel saanud väga suure trauma. Olen aidanud selliseid naisi, et side lapsega ikkagi tekiks ja tekiks ka see ema instinkt. Et see on lihtsalt 3 keha trauma
vahepeal on sünnitus väga raske olnud, siis sa tead, et siin on lahendusi, kui see peaks juhtuma, on ju. Ja eriti äge, mul oli tore ämm, meil olid kohutavad suhted vahepeal, aga ühel hetkel läksid suhted väga heaks. See oli ka väga teadliku töö tulemused. Võin lugusid rääkida suhetest ämmaga. Ma seda hetkel siin ei tee, sest meil ei ole see podcast. Aga võib-olla peaks ämmadest tegema eraldi podcasti. Ja ta andis mulle võimaluse kogeda väga ägedat emadust. Ma tulin sünnitusmaast koju ja reaalselt 3 kuud ma ei pidanud mõtlema kordagi toidu peale. Ta kattis lauad, ta hoolitses mu vanemate laste eest ja ma olin nii hoitud. Veel kord, võiks üle vaadata kõik sellised head tugivõrgustikud ja isikud ja me võiks läbi nendega ka rääkida, mida me ootame. Mina ei osanud midagi läbi rääkida tollel hetkel, ma isegi ei teadnud, et seda võiks läbi rääkida. Ma isegi ei teadnud, et need 3 keha saavad päris kõvasti pihta ja me vajame rahu, aega, pikutamist selleks, et kõiki neid 3 keha rahulikult taastada. Me ei pea kohe minema elukeerisesse sisse ja mul oli nii hea meel, et ma sain oma ämmalt sellise kogemuse. Ma olen talle siiamaani südamest tänulik. Ja nagu ma juba rääkisin, siis lapsekasvatuse põhitõed võiksite enda jaoks läbi mõelda ka, et siis mis see siis on. Ma räägin teile natukene minu sellistest põhitõdedest, et ma teadsin, et laps on inimene. Ma teadsin, et see inimene peab kujunema ennast armastavaks, ennast väärtustavaks, heatahtlikuks ja selleks naturaalseks. Naturaalne inimene ei ole kunagi teise ära kasutav ega siukene silmakirjatseja ja manipulaator. Siis ma tahtsin, et lapse kasvades tema rõõm ei väheneks, vaid rõõm oleks kasvav, aga teadmiste arv kasvab, et see oli minu jaoks alus. Ja siis ma vaatasin, et tegelikult ma ei tea, kuidas seda saavutada, aga ma avastasin kõik need võimalused. Koduõpe oli minu jaoks naturaalne valik ja ma teadsin seda juba esimese raseduse ajal. Kahjuks ma ei kuulanud iseennast, kuulasin oma meest ja tema hirme, aga koduõpe meil siiski tuli. Ja kuidas siis iseennast mitte ära kaotada, et mina jagan niisugust tehnikat nagu tegeliku mina tehnika, mis on hästi hea, kus sa saad kogu aeg avastada oma rolle ja sa saad kogu aeg oma rolle siis muuta ja tervendada ja just see, et sa ei upuks sellesse emadusse ära, et sa ei upuks nendesse suhetesse ära, et sa saaksid olla nendes suhetes üks imeline inimene. Ma loodan, et te saite siin häid ideid, mida kasutada ja kuulage kindlasti ka teadlikuma ema teisi podcasti episoode. Liigu mu kodulehel ringi, vaata, äkki sind kõnetab klubi, äkki sind kõnetavad mõned kursused, sest märtsikuus tuleb meil väga-väga hea kursus, emade tööriistade kursus ja tea, et mina olen sinu jaoks olemas, mina olen see ema, kes on 20 aastat teadlasena emadust uurinud ja ma saan aidata sinul hoida väga palju aega kokku ja ma saan aidata sinul õppida muutma enda reaktsioone. Ja nüüd kujuta ette emadust, kus sa saad valida reaktsioonid, siis milline ema sa oleksid? Kui laps nutab, kuidas sa tahaksid reageerida? Kui laps on teinud mingi tõelise käki kokku, kuidas sa tahaksid reageerida? Milliseid emotsioone sa tahaksid, et su laps kodus kogeks? Milliseid emotsioone sa tahaksid kogeda igapäevaselt oma emaduses? Kui graatsiliselt sa tahaksid hakkama saada raskustega, mis laps sulle kindlasti ellu ette toob? Mida sa tahaksid oma lapsele õpetada? Kas seda, et ole kogu aeg õnnelik? Või seda, kuidas saada hakkama ka siis, kui sa ei ole õnnelik. Kuidas tõusta, kui sa oled löödud pikali. Nii et tead, mina olen sinu jaoks olemas ning järgmise episoodini.